Kõhetu noor mees Philipp Kodar ootab Harju maakohtu ees kohtuniku otsust, mis määrab tema edasise saatuse. Kui pikaks ajaks ta veel ei tea, aga karistused narkootiliste ainete ülisuures koguses käitlemise eest on karmid. Antud paragrahv lubab karistada teda lausa 10-aastase vanglakaristusega. Tema jaoks ilus elu lõppes 11. novembril 2025. aastal, kui narkopolitseinikud tema elukohta sisenesid ning avastasid väga suure koguse narkootilist ainet. Isik, kes oli iseenesest varem kriminaalkorras täiesti karistamata ja kohtu alla tõi teda see, et politsei leidis tema valdusest tema kasutatud korterist läbiotsimisel veidi üle 1 kilogrammi kokaiini sisaldusega ainet, milles oli puhast kokaiini umbes 810 grammi. Ja sellest ainekogusest arvutuslikult piisab narkojoobe tekitamiseks ligi 12 500 inimesele. Ehk siis tegu tõepoolest on märkimisväärse ainekogusega ja ka ühega ohtlikest narkootilistest ainetest, mis tingib ka üledoosi surmasid. Kogus on muljetavaldav ja jutt sellest, et näed, see oli mul isiklikuks tarbimiseks, selle juures ei päde. Ilmselgelt on tegemist edasimüügiks varutud kogusega. Oma selgitusi noormees aine päritolu kohta anda ei soovinud. Philipp Kodar kohtus ütlusi ei andnud, siis kohtueelsel uurimisel ta ka tunnistas ülekuulamisel, et see aine oli tal soetatud tõesti edasimüügiks ja niiviisi tulu teenimiseks. See, et noormehega oli kohtuotsuse kuulutamisel kaasas kenake toetajate punt, nii noormehi kui ka sugulasi, näitab juba seda, et tegelikult ilmselt oli teajaid rohkem, et noormees sellise asjaga tegeles. Prokuratuuri nägemuses oli ikkagi viiteid sellele, et ta oli ka varem tegelenud narkootiliste ainete käitlemisega. Nüüd see, millisele tõendikogumile tugines kohusotsuse tegemisel, ei ole mulle hetkel veel teada, kuna täna kohus kuulutas üksnes otsuse resolutiivosa. Aga tõenäoliselt sellises koguses narkootiline aine ei ole tegelikult kättesaadav inimesele, kes varem ei oleks vähemalt proovinud sellega tegeleda või loonud vastavaid kontakte ja sidemeid. Lõpuks aga karistus 5 aastat reaalset vangistust, kas mitte liiga leebe? Prokuratuur taotles kohtult küll pikemat karistust, küll aga kohtu mõistetud karistus praegu jääb sanktsiooni keskmäära kanti, ehk siis kui sanktsioonimäär on 1–10 aastat, siis sinna 5 kanti. Ja iseenesest, millega ma olen väga rahul, on see, et kohus ikkagi määras reaalse pikaajalise vangistuse, mitte ei piirdunud lühiajalise šokivangistusega. No paga, ja pozvonju. Davai. Toetajaskond selgelt selliste asjade käiguga rahul ei olnud ning tuiskas torisedes kohtumajast välja. Ilmselt kaaluma võimalust otsus edasi kaevata. Ka prokuratuur leiab, et mõned kohad otsusest tuleb juriidiliselt täpsustada.